Shallow. Siin ma jälle olen. Pühapäeva pühitsus Firefairiga. Niimoodi. Ehk siis ma just lõpetasin külluse loomise töötoas laivi, kus ma juba mainisin, et mul on nüüd uued kommid siin raamatus. Vaata, kogu aeg oli ainult 59 numbrit, nüüd on 64 numbrit, nii et kes tahab, küsib numbri ja ma võtan kohe meile siia esimese. Inglid saavad lennata, sest nad võtavad ennast kergelt. nii jah. Inglid saavad lennata, sest nad võtavad ennast kergelt. Et olete tähele pannud, et endal on ka, et kui nagu on sihuke olemine on kerge ja lihtne, siis kõik laabub. Et täpselt see on nende energiajoonduste point ka, et nagu, et muuta oma elu kergemaks. Nii, nüüd ma olen juba lobisenud terve minut aega, et siis tänane video teema on meil, kes juba pealkirjast näeb, täna ma tutvustan sedasama Byron Katie'i The Work, mis on tulnud Tealsvani videotes juba mitu korda välja. Ja ma ei suutnud, tal ei ole nagu siukest ühte videot, kus ta nagu lihtsalt räägib sellest tehnikast, vähemalt mina ei leidnud seda, aga tal on selline tutvustav video, kus ta räägib sellest, kuidas ta selleni jõudis. Nii et ma tõlgin seda videot ja siis ma jagan ka siit linke eestikeelsete materjalide peale. Et on olemas väga vähe. 2014. aastal nad tõenäoliselt tegid terve lehekülje The Work Eesti, aga seda lehte ei ole enam olemas. Nii et aga on olemas üks tööleht, mille me ka koos läbi teeme. Ja siis on tutvustav osa ka eestikeelsena täitsa olemas, aga jah, et ma jagan siis neid lihtsalt linkidena ja praegu tõlgime siis selle video ära. Nii. Niimoodi. Kuidas me seda asja teeme? Okei, nii, ja kui sa tuled vaatama, siis küsi oma number 1-64 seekord juba. Oot. Kas see nüüd vahepeal kadus ära või? Et küsi oma video 1-64. Nii. Kuidas me seda asja teeme? Niimoodi teeme. Niimoodi. Okei. Et kes siis on Byron Katie? Et oot, siia selle peale. Sorry. Et Byron Katie ongi vaimne õpetaja raamatu Loving What Is autor, kes on tuntud oma enese uurimise meetodi The Work poolest. Pärast aastaid kestnud sügavat depressiooni koges ta ootamatut ärkamist ja taipas, et kogu kannatus tuleb mõtetest, mida me usume. Sellest taipamisest sündis 4 lihtsat, kuid sügavat küsimust, mis aitavad näha tõde, vabaneda valust ja kogeda sisemist rahu. Et neid küsimusi ma siin siis ka jagan. Tema töö on aidanud miljonitel inimestel üle maailma muuta oma suhet iseenda ja eluga. Nii, et siis see originaalvideo, mis ma leidsin, ongi 4 küsimust, mis võivad aidata su meelel terveneda. Nii et ta siis räägib seal. Nii et The Work, töö on viis tuvastada ja uurida mõtteid, mis põhjustavad kogu maailmas kannatusi. Kõiki kannatusi sinu elus. Ma veetsin 3 aastat, kui The Work minuni jõudis täiesti üksi kõrbes. Lihtsalt selleks, et olla eemal kõigist ja lihtsalt olla selles näljas mõista. Ta nagu õppis seda mõistma. Ja seal oli üks väike toidupood. Ma astusin sisse ja puuvilja osakonnas õunte lähedal oli üks naine. Tal oli 2 suurt poekotti, üks kummaski käes ja siis ma lihtsalt kaotasin täielikult igasuguse reaalsustaju, mis juhtus tol ajal üsna sageli. Ma ütlesin, kas sa hoiaksid mind palun? Ja ta pani need kotid kohe maha, mässis oma käed minu ümber ja hakkas mind õõtsutama ning laulis mulle unelaulu. Nii armas. Ja see on sõbralik universum. Ja just nii ma kogen iga inimest, iga kassi, iga koera ja iga puud. See on see, kes me oleme ilma oma loota. Ja mina ju ka räägin kõikide loomadega ja oma asjadega ka.
no numpsikud, tere hommikust numpsikud, head ööd numpsikud. Ja siis, kui ma näen kedagi looma, ma siin nägin hiljuti jälle ühte metslooma, kes oli niimoodi, ta ei näinud mind üldse, ta oli mul lähedal kohe 2 meetri kaugusel aknast väljas. Ma ei liigutanud üldse, ma tahtsin, et ta oleks täitsa rahulik. Ja vaatas, nägi mind, ma nagu proovisin, et it's okei, et nagu ära muretse, et kõik on hästi, ja kes ta ikkagi läks minema. Aga noh, ta ei jooksnud, läks rahulikult tuta. Aga jah, et nagu kõik on numpsikud, ämblikud ja sipelgad ikka katsun ära päästa, et nad ei vooleks mul veega alla dušis või kraanikausis või. Nii, nüüd jätkame siis, mis Byron Katie räägib. Ma arvan, et inimesed kirjeldaksid mind kui tavalist. Minus pole midagi sellist, mis silma paistaks. Mul oli väga tavaline elu. Keskkool, 2 aastat ülikooli, abiellusin, siis 3 last, siis lahutus ja siis uus abielu. Ning siis saabus depressioon. See oli nii sügav, nii tume ja nii lakkamatu. Kes on depressioonis olnud, see teab, millest ta räägib. Ma veetsin aastaid, rohkem kui aastakümne agorafoobia käes, surmani hirmunud kodust lahkuda. Sageli ei suutnud ma isegi oma magamistoast väljuda. Elu oli nii valus. Oma laste pärast olin ma täis süütunnet ja häbi, et nad mind niisugusena nägid. See oli õudus. See oli vangla, kust polnud väljapääsu. Ühel päeval viis mu abikaasa sellisesse vahepealsesse paika, mida arst oli soovitanud. Seal tutvustati mulle 3 naist ja nad ütlesid, et ma hirmutasin neid nii väga, et nad ei tahtnud mind majja. Aga nad ütlesid, et neil on pööning ja et oleks parem, kui ma seal oleksin. Ja ma olin lihtsalt jah kõigele. Ma olin alistunud seisundis. Mu enesehinnang oli nii madal, et ma ei uskunud, et väärin isegi voodid, kus magada. Ühel päeval, kui ta magaski põrandal, jooksis prussakas üle mu jala ja ta avas silmad. Ja enne kui ego jõudis vahele sekkuda, ehk siis meie individuaalne vaatenurk, nägin ma, kuidas kogu maailm on loodud. Ego nimetas asju, mida ma nägin, valgus, aken, lagi, seinad, nimetades nimetamatut. Enne seda polnud mingit identifikatsiooni, polnud mina, polnud maailma. Ma nägin seda keha kui seda. See tõusis püsti, see kõndis ja lihtsalt läks uksest välja ning leidis ennast seismas peegli eest. Ning ma vaatasin nendesse sügavatesse silmade sügavusse. Ja see oli nagu ma oleksin iseennast kohanud. Armastus juhtus. Ma nägin, et kui ma usun oma mõtteid, ma kannatan. Ja kui ma neid ei usu, siis ma ei kannata. Mu abikaasa ja lapsed tulid mulle järele ja see muutus, mida nad minus kogesid, oli äratundmatu. Ma ei teadnudki, et mul on pere, enne kui hakkasin end identifitseerima. Ma olen naine. Ma olen abikaasa. Mul on 3 last. Mul on kodu. Ja ma hakkasin uksest välja minema, see vana agorafoobik minus, ja mu abikaasa ütles midagi sellist, kuhu sa arvad, et sa lähed, Katie? Ja ma mõtlesin, see on üks kõige hämmastavamaid küsimusi, mida ma kunagi olen kuulnud. Kuhu ma pagan arvan, et ma lähen? Selle mitteteadmise elevus. Mul polnud õrna aimugi. Kõrbes võib tuul mitu päeva järjest tugevalt puhuda ja mulle meeldis see. Seiklus maailma kohtumisest oli lihtsalt armumine kõigesse ja kõigisse. Inimesed ütlesid, et teate, seal on see hull naine, kes räägib tuulega sõbraks saamisest. Aga teised inimesed ütlesid, kas sa saad mind aidata? Ja ilmselgelt olid nende meeled avatud. Ma ütlesin jah. Ma lihtsalt kuulasin neid rääkimas ja nad rääkisid mulle oma probleemidest, nagu mu mees jättis mu maha või midagi on minu juures valesti või ma ei leia kunagi tööd või mul on vähk või ma olen suremas. Ja nüüd ta toobki ilusti selle kokku. Ma esitan 4 küsimust ja see ongi see The Work töö. Esimene on, kas see on tõsi?
Järgmiseks, kas sa saad olla täiesti kindel, et see on tõsi? Siis, kuidas sa reageerid, kui sa usud seda mõtet? Ja 4. küsimus, kes sa oled ilma selle mõtteta? Ma olen jõudnud nägemiseni, et kannatus on vabatahtlik, kuid igaühele, kellel on julgust nendele küsimustele vastata, on elu kingitus. Ja igaüks võib seda tööd teha, kui ta meel on selleks avatud. Et need 4 küsimust on siis nagu põhilised küsimused, aga näed, mul on siin vahepeal jõudnud tšau, Birgit, Kristel, Sirje ja Anne, nii armas, nii ütleme vahepeal, ütlemegi numbreid ja siis läheme selle töölehe juurde. Et ma tahtsin veel öelda, et see 4 küsimust on nagu igatepidi käänab ja väänab seal. Nii, hakkame otsast pihta, 63 Kristelile, aitäh kõigile, et te küsite. Nii, 63, see on üks uutest numbritest, aitäh Kristel. Nii, 63. Carlos Santana, kui sa kannad rõõmu oma südames, saad terveneda igal momendil. Selle ma tõlkisin ühest ingliskeelsest, mis mul siin eespool olid. See on nii hea. Kui sa kannad rõõmu oma südames, saad terveneda igal momendil. Tunnetame korraks seda. Nii ja. Nii, lähme edasi, Sirje. Anne number tuli ette, enne pool 55. Nii, 55. Minult, kas sul on ruumi õnne jaoks? Tadaa, 55. Ja nüüd tuli Sirje number 37. 37. Nii äge, et te mängite minuga seda mängu. Ahaa, see on sellest vägivallatu suhtlemise raamatust, mida me energiatega mängimise töötoas loeme. Mul on nüüd juba 2 peatükki läbi loetud sealt. Teistele antavad hinnangud on meie enda rahuldamata vajaduste muundunud väljendused. Teistele antavad hinnangud on meie enda rahuldamata vajaduste muundunud väljendused. Vaata, me juba jõudsime ka sinna seal, kus ta käis seal Palestiinas teile rääkima, siis talle karjuti mõrtsukas, lapse tapja. Nii, et tegelikult oli tema endas, tal olid vajadused, mida ta ei osanud muud moodi väljendada, kui nimetades teda mõrtsukaks. Nii, 53 Birgit. Aitäh. Kui probleemi on võimalik sõnastada, on seda võimalik ka lahendada. Selle andis mulle Ulvi. Aitäh. No nii, ja lähme nüüd siis selle töölehe juurde ja ma panen mõlemad ringid, ma panen kõik lingid sinna käsikirja ja tõenäoliselt videokirjeldusse ka, nii siia kui ka YouTube'i, et mul on siit ju Facebook hakkas videosid ära kustutama, nii et kõik videod, mis ma olen kunagi teinud või mis ma suutsin alles hoida, on YouTube'is, mõned ma pean uuesti ära tegema. Mis on hea tegelikult. Ma arvan, mõned vanad ma peangi uuesti üle tegema, mis ma ise kuulasin, ma ei suutnud kuulata, seepärast, et see on liiga palju. Kedi, tšau, 34, ütleme sulle ka siis ühe numbri, aitäh sulle. Et ma ei suutnud nagu, vaata, ma ei tea, kas teil on midagi siukest, kus te saate ennast vaadata tagant järgi nagu 10 aastat varem, et mul nagu appi, nii hirmus. Nii armas, see on Eckhart Tollelt. Ma muide mõtlesin, et Eckhart Tollel oli ju samamoodi, ta ka ärkas niimoodi ju nagu läbi kannatuste. Armastada on tunda ennast ära teises inimeses. Aitäh, Kedi, et sa seda jälle küsisid. Armastada on tunda ennast ära teises inimeses. Nii, ja lähme nüüd siis selle töölehe juurde. Nii. Tal on siis selline tööleht, arvusta oma ligimest ja ta soovitabki alguses alustada nagu, et sa vaatad teist inimest ja hindad nagu vaatad teda ja mida tema teeb ja paned talle nagu neid, et panedki vastutuse tema peale. Et see aitab tegelikult, siis me pöörame selle ümber enda peale. Aga et kõigepealt on vaja alustada teise inimesega.
nii, siis kirjuta all olevatesse lünkadesse kellestki, kas surnud või elus, kellele sa pole veel täielikult andestanud, et mõtle korra välja. Noh, ta toob siin näite ka. Kasuta lühikesi lihtlauseid, ära tsenseeri ennast, ära püüa viha või valu sügavalt kogeda, nagu see olukord leiaks aset just praegu. Kasuta seda võimalust, et väljendada oma hinnanguid paberil. Nii, siis number 1. Selles olukorras, ajas ja kohas, kes vihastab sind, ajab segadusse või põhjustab sulle pettumust ja miks. Siis sa paned emotsiooni. Näiteks siis olen vihane Pauli peale ja seetõttu sest ta ei kuula mind oma tervise teemal. Ehk siis ma tegelikult nägin seda videot ka, kus ta nagu selgitas selle video situatsiooni rohkem lahti. Ehk siis tal oli, et siis oli Paul, kes on siis, põhimõtteliselt oli tema abikaasa, kes jätkas suitsetamist, kuigi arst oli talle öelnud, et kui sa edasi jätkad, siis järgmine infarkt tapab su. Nii et olen vihane Pauli peale, sest ta ei kuula mind oma tervise teemal. See on siis situatsioon. Number 2. Selles olukorras, kuidas sa tahad, et ta muutuks, mida sa tahad, et tema teeks. Et sa alustad, ma tahan, et. Näide, ma tahan, et Paul näeks, et tal ei ole õigus. Ma tahan, et ta lõpetaks mulle valetamise. Ta valetas, et ta ei suitsetanud, kuigi tegelikult tõenäoliselt suitsetas. Ma tahan, et ta näeks, et ta tapab ennast. See on päris hirmutav, kui sinul mul oli sama olukord siin Scottiga tegelikult. See on siis see, mida sa tahad. Number 2. Number 3. Selles olukorras, mida sa tal teha soovitaksid. Näide. Paul peaks sügavalt sisse hingama, ta peaks maha rahunema, ta peaks nägema, et tema käitumine ehmatab mind. Ta peaks teadma, et oma õiguse tagaajamine ei ole väärt veel ühte südamerabandust. Number 4. Mida sa vajad, et ta mõtleks, ütleks, tunneks või teeks, et sina saaksid selles olukorras õnnelik olla. Näide. Ma vajan, et Paul kuulaks mind, kui ma räägin temaga. Ma vajan, et ta hoolitseks enda eest. Ma vajan, et ta tunnistaks, et mul on õigus. Number 5. Mida sa temast selles olukorras arvad? Tee nimekiri. Nii näide. Paul on ebaõiglane, ülbe, vali, ebaaus, üle igasuguse piiri läinud ja ebateadlik. Ja number 6. Mida sa selles olukorras või seoses selle olukorraga enam kunagi kogeda ei taha? Ma ei taha enam kunagi kogeda, et Paul mulle jälle valetab. Ma ei taha enam kunagi näha teda oma tervist rikkumas. Et need olid siis, siin nagu 6 küsimust on ju kokku. Esimesed 6 küsimust. Nüüd uuri iga ülalpool olevat väidet kasutades 4 küsimust. Anna endale alati aega, et lubada küsimustel sügavamad vastused leida. Siis pööra iga mõtte ringi. Aga me ei jõua sinna. Nii, läheme. Nii siis näide, Paul ei kuula mind oma tervise teemal. Number 1. Kas see on tõsi? Jah või ei? Paul ei kuula mind oma tervise teemal. Kas see on tõsi? Et tema soovitab täitsa istuda ja mediteerida sellel teemal natuke aega. Kas sa võid kindlalt teada, et see on tõsi, kui sa ütled jah? Kas sa võid kindlalt teada, et see on tõsi? Number 3. Kuidas sa reageerid? Mis juhtub, kui sa seda mõtet, kui sa usud seda mõtet? Kuidas sa reageerid siis? Et siis mis tema tegi, ta ründas Pauli selle eest, on ju. Et siis ole selles situatsioonis, vaata ennast seda tegemas, mis sa siis tegid. On ju? Ja siis 4. on põhimõtteliselt, kes sa oleksid ilma selle mõtteta. Aga siin on siis pööra see mõte ringi. Et kui Paul ei kuula mind oma tervise teemal, siis pööra nüüd see ümber enda kohta.
mina ei kuula ennast oma tervise teemal. Et nagu nagu vaata seda, kui et nagu saa aru, et Paul oli tegelikult sinu peegeldus, on ju? Et siis teine inimene on tegelikult, paneme ennast sellesse olukorda, kus meie seda tegime. Mina ei kuula ennast oma tervise teemal. Ja siis on ka see teistmoodi, pöörad seda veel ringi nagu B teise kohta. Mina ei kuula Pauli tema tervise teemal. Need on kõik ilusti kirjas siin töölehel, et seda saab teha rahulikult omaette. Ja C vastupidiseks, Paul kuulab mind oma tervise teemal. Ja põhimõtteliselt siis on ju, ja väite number 6, see on siis see, mida sa selles olukorras või seoses selle olukorraga enam kunagi kogeda ei taha. Ma ei taha enam kunagi asemel pane see ma olen valmis või ma ootan elevusega. Kuni sa ei ole võimeline hirmutta vaatama kõike, mida elu pakub, ei ole sinu töö tehtud. Ehk siis nii kaua sa seda usutled, küsitled, pöörad ühtepidi ja teistpidi. Ja siis ongi siin lõpus on veel, siis leia iga pöördmõtte kohta vähemalt 3 konkreetset ehtsat näidet, kuidas see pöördmõte on sinu jaoks tõsi selles olukorras. Pöördmõtted olid siis see, mina ei kuula ennast oma tervise teemal. Leia 3 näidet, 3 konkreetset juhtumist, kus sa ei olnud kuulanud ennast. Siis mina ei kuula Pauli tema tervise teemal. 3 näidet. Ja Paul kuulab mind oma tervise teemal jälle samamoodi siis 3 näidet. Noh, sina võid seda, ma räägin, kui sa hakkad seda tegema, siis sa hakkad leidma nagu hakkad nagu leiad mõistmist tänu sellele iseendas, sest point ongi selles, et meid see häirib, siis on meie sees vaja seda tööd teha, eks ole. Nii, kuidas tänane teema oli? Kas oli liiga segadust tekitav või kas on tunne, et ikkagi võiks seda töölehte ise hakata tegema ja vaadata seda tutvustust ka? Seal on päris pikalt selles tutvustuses, on päris mitu lehekülge selle töö kohta. Ma ei lugenud seda läbi tegelikult, ütlen ausalt. Aga jah, ma panen selle lingi ka siia siis. Okei, andke mulle siis teada, kuidas tänane teema oli, kas see oli kasulik, kas see on tunne, et võiks ise ka kasutada, kas juba oled äkki kasutanud, kuidas sul selle kasutamisega läheb, et andke mulle tagasisidet, nagu ikka, mul on hea meel kuulda tagasisidet. Nii, ja nüüd läheme energiajoondusesse, nüüd läks äkki vihm üle ka tegelikult, aga noh, nüüd me oleme juba toas. Nii, leia omale mugav asend, võtan oma mikrofoni kätte. Kuskil, kus sa saad mõnusalt rahulikult omaette olla mõned minutid. Paneme silmad kinni. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt mõned minutid sisse ja välja. Mõned korrad sisse ja välja. Iga välja hingamisega tunne, kuidas su keha lõdvestub aina sügavamalt. Ja laseme oma jalataldadest jälle energeetilised juured. Laseme neil kasvada maa südamesse, armastuse keskusesse ja võtame sealt selle kõik aktsepteeriva, kõike valideeriva, mõistva armastuse vastu ja laseme sellel jõuda enda südamesse läbi oma juurte. Ja iga südametuksega valgub see mööda meie energiakeha laiali. Kogu meie energiakeha saab armastusest üle ujutatud. Nii meie füüsiline keha, mis tunne see on. Tunnetame seda, kuidas kõik meie rakud saavad armastusest üle ujutatud. Lubame sellel armastusel jõuda igasse pimedasse soppi meie kehas. Kõik osad meis, kes vajavad meie armastavat tähelepanu,
samamoodi meie emotsionaalses kehas. Võib-olla tulevad üles mingisugused olukorrad, kus me ei ole olnud endaga kohal või kus me oleme vajanud armastavat kohalolu ja anname seda armastust sinna sellesse olukorda. Ja samamoodi meie mentaalses kehas ehk siis meie mõttemaailmas. Laseme selle armastusel valguda üle kogu meie mentaalse keha. Ja hingame ja lõdvestume selle olemise sisse. Lõdvestume aina sügavamalt ja sügavamalt. Ja avame ka oma kroonchakra oma pealael. Ja vaatame, kuidas me võtame vastu teadlikkuse. Oma kõrgema mina. Ühenduse oma kõrgema minaga. Selle kõige puhtama teadlikkuse, mis me oleme. Praegu me oleme peegeldumas seda sama teadlikkust selles füüsilises reaalsuses ja kogemas kõiki füüsilise reaalsuse kogemusi. Aga meie kõrgem mina on alati valmis meiega ühenduma ja olema alati meie jaoks see teadlikkuse vaatenurk. Ja vaatamegi läbi oma kõrgema mina, iseennast selles hetkes siin, armastava kohaloluga. Mul on keegi katusel. Ja oleme lihtsalt, saame aru sellel hetkel, siin ja praegu, et me oleme piiritud olevused. Me oleme piiritud loojad, igavesed loojad. Ja me oleme ise valinud selle füüsilise reaalsuse kogemuse. Ja kui sa soovid, siis sa võid ka kutsuda siia enda ümber mõned toetava energiaga, kas teistest dimensioonidest olevused või sellest samast dimensioonist. Lihtsalt, et olla siin sinu jaoks, selles olemises ja nagu tuletada sulle meelde, et sa ei ole üksi ja sul on alati toetus, kui sa seda vajad. Ja lihtsalt lubame endal olla selles armastavas kohalolus iseendaga, oma kogemusega. Kõikide oma mõtetega, kõikide oma tunnetega. Lihtsalt hingame ja lubame endal olla. Ja mis iganes üles tuleb, oleme sellega kohal. Oleme selle jaoks armastav kohalolu, teadlikkus ja armastus. Me ei pea mitte midagi muutma, me oleme sellega lihtsalt kohal. Ja hakkame seda teadlikkuse ja armastuse energiat
teadlikkust, tunnet endas avardama. Tunneme, kuidas see teadlikkuse ja armastuse energia avardub aina suuremaks ja suuremaks meie sees, kuni see avardub meist välja. Ja me hakkame ka koos selle energiaga ise avarduma. Igas suunas aina kaugemale ja kaugemale, aina suuremaks ja suuremaks. Lihtsalt oleme selles avardumises kohal ja lubame sellel jätkuda. Aitäh mulle, et ma seda valin. Aitäh, armastus, et sa oled olemas. Aitäh, teadlikkus, et sina oled olemas. Aitäh, valik, et sa oled olemas. Avardume aina edasi ja edasi. Ja mõistame järjest rohkem, et meil on alati valik. Me saame alati valida teadlikkuse ja me saame alati valida armastuse. Ja mida see loob? Mida see loob minu jaoks? Ja mida see loob kõigi jaoks minu ümber? Ma ei pea seda teadma. Ma lihtsalt võtan selle vastu. Ja hingan sellesse olemisse, lõdvestun sellesse olemisse, sellesse avardumisse, sellesse teadlikkusse. Mina olen avardumine. Mina olen teadlikkus. Mina olen vägi. Ja mina valin, milline vägi ma olen, kuhu ma oma väe panen, millesse ma usun. Ja kes ma tegelikult olen. Vaatame ennast selles avardunud olekus nüüd. Ja küsime, kes ma olen ilma oma lugudeta, ilma oma siltideta, kes ma olen. Ja lubame endal olla. Võtame veel mõned hetked selles avardunud olemises.
ja kui sa oled valmis, siis ütleme suure aitäh kogu universumile ja kõikidele jõududele meie ümber ja oma kõrgemale teadlikkusele, oma kõrgemale minale ja Emale Maale, kes on siin alati meie jaoks olemas. Ja kui soovid, võid tõmmata oma juured tagasi suure tänutundega omas tempos rahulikult. Aitäh, 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 aitäh. Ja kui oled valmis, siis tõmbame kogu selle energia, mida me siin tundsime, hoidsime, avardasime. Tõmbame selle oma käte vahel kokku oma pea kohal energiasambaks. Ja väljahingates laseme selle endasse ankurduda, salvestuda, joondame ennast sellega. Kui vaja, võid teha mitu korda, kuni sa tunned, et see protsess on lõplik. Ja sa oled valmis tulema tagasi sellesse reaalsusesse, avama silmad. Ja mis nüüd veel võimalik on. Aitäh, armas, aitäh, et sa tulid, aitäh, et sa oled. Ja mis nüüd veel võimalik on. Näeme järgmisel pühapäeval, kui sa just ei tule energiatega mängimise töötuppa, kuulama mu raamatu lugemist aeg-ajalt. Ja iga päev külluse loomise töötoas teeme energiajoonduseid raha loomiseks. Aitäh ja anna mulle tagasisidet ka palun.